Lasnamäele kokku veetud kuusehunniku juurde jõudsid puiduhakkijad üsna pimedas, aga töö edenes sellegi poolest jõudsalt. See oli vist umbes 4-5 aastat tagasi, kui ma sain aru, et näiteks Mustamäel oli see olukord, kui neid kuuski tegelikult kogunes juba nii palju, et see lõke läks liiga suureks, eriti kui see toimus kuskil elamurajoonis ka nagu majade läheduses. Siin Paeväljal on tõesti ainukene ideaalne koht Tallinnas, kus võiks ka 10 000 kuuska ära põhimõtteliselt põletada, aga ma leian, et sellel ei ole vajadust. Ja nagu me teame, ega tuli ei ole meil ju mänguasi, ta võib olla meie sõber ja vaenlane, et mida suurem tuli, seda suuremad ka turvariskid. Selleks, et me võimalikult palju saaksime ära kasutada oma ressursse, et kui me niisama põletame neid kuuski lõkkes, siis me kütame sellega lihtsalt õhku ja ilma, aga kui me teeme sellest haket ja töötleme need kuused omale kütteks, siis me saame sealt nii elektrit kui toasooja. Lasnamäe Paeväljal kõrgub 2 suurt kuusehunnikut. Üks neist põletatakse rahva rõõmuks ära, kuid teine kuusehunnik, see läheb hoopis inimeste kodude kütmiseks. Kingime Eestile juubeliks kuuseveski, kes teeb sellest sõna otseses mõttes sooja energiat, et see läheb siis hakkepuiduna soojajaama siia Irukanti. Ja see mõte meil tekkis tegelikult paar aastat tagasi, kui Mustamäel vist oli see, kus toodi nii palju kuuski lõpuks kokku, et me ei saanud seda lõket ära põletada, et ost läks inimestele aknasse ja mis iganes ja nüüd siit juures olevad pildid on ka näha, et meil on nagu tegelikult 2 korda sama palju neid kuuski see aasta kui eelmine aasta, et pole mõtet otstarbekas seda põletada ja mis siin salata, aga mõned rohelised nooled on meie poole lennanud, et see CO2, mis taevasse lendab, ei ole ju ka kõige keskkonnasäästlikum, sealt see mõte nagu tekkiski. See õpetab inimesi armastada oma kodumaad ja armastada oma linnaosa, sellepärast näiteks mina olen äärmiselt tänulik nendele inimestele, kes tõid oma vanu kuuski spetsiaalselt selleks mõeldud kogumispunktidesse ja oli kokku korjatud circa 5-6 000 vana kuuski. Elavad jõulukuused on endiselt populaarsed. RMK teatel tõid eestimaalased nende jõulude ajal riigimetsast koju 11 500 jõulukuuske. Seda on 15% enam kui möödunud aastal. Valgusfestivali ajal on vanadest jõulupuudest tuleskulptuure ehitatud juba ligi 20 aastat. Algatus on aastatega muutunud üha populaarsemaks, innustades mitmeid korraldajaid üle Eesti. Alates 3 kuningapäevast veebruari keskpaigani süttib 100 kuuselõket üle Eesti. RMK statistika oli see aasta, et 15% on tõusnud RMK metsadest ise toodud kuused. Kahjuks ei ole hetkel statistikat, mis palju üldse Eestis neid kuuski müüakse ja palju see kasvab või langeb, et ettepanek Statistikaametile, et uurige välja metsarahvas, nagu me oleme. Et igal juhul Tallinnas on seda kogu aeg kordades juurde tulnud. Tore on see, et linnaosad on kõik pannud õla alla ja see ühine selline suur talvine valgusfestival ja talvetuli läheb aina võimsamaks. Näiteks täna kell 18.00 süüdati põlema rahvusmustritest inspireeritud tuleskulptuurid, mis olid loodud Mustamäe noorte poolt Vilde teel. Kuid see pole veel kõik. No täna homme, nagu ma ütlesin, täna Mustamäe, homme Superministeerium, lastestaadion, kesklinn Kristiine kell 6, igal pool algab kell 6 ja sellega pole pidu läbi. Veebruaris on siis Kalarannas, Põhja-Tallinn
17 veebruar jälle kell 6 ja viimasena 24 veebruar juubelil Pirita klooster. Euroopa üks esimesi jõulukuuski püstitati just Eestis ning on väärikas ja sümboolne, kui prügikasti viskamise või selle kõrvale sokutamise asemel teeksid kõik Eesti külad ja linnad vanade kuuskede najal hoopis vahva talvefestivali. See on kaunis kingitus sünnipäeva tähistavale Eestile ning traditsioon, mis üle Eesti levides meid ka maailmas eriliseks teeb. Kõigepealt ütlen seda, mina kui veendunud metsaeestlane, jõulukuusk ei ole asi. Jõulukuusk on sinu pereliige, lapsed on selle all salme lugenud, see on ilusti ehitud, see on nagu rituaal, mida tegelikult on ikkagi tark traditsioonina edasi kanda. Plastikkuusk on minu meelest väga kole. Ma olen nõus, kui inimene üldse kuusk endale koju ei too. Aga nüüd see aasta ongi esimene kord, kui need rohelised saavad olla õnnelikud ja meiega ma loodan rahul, ehk siis 10 000 kuuske, mis me Tallinnast oleme kokku kogunud, kõik linnaosad on olnud see aasta siis aktsioonis. Nendest tegelikult 2/3 me eile hakkisime ära vist 100 kuupmeetrit hakkepuitu, mis läks ilusti veojaama soojaks ja elektriks. Ja täna me lähme siis selle väikse arboristi hakkuriga Nõmmele, hakime ära kõik Nõmme kuused ja ehitame nendest terviseradasid. Homme kella 11 kogunevad Vabaduse väljakule veokid, millel on Mustamäe koolilaste loodud tulekujud. Varem oli plaanis kujud Kaja kultuurikeskuse tagusel staadionil valmis teha, ent ilm segas ja nii valmistati need hoopis Noblesseri valukojas. Täna tehti seal veel viimaseid ettevalmistusi paraadiks. Mis kujusid sünnib? See on valgufestival ja me teeme 4 skulptuur ja ma ei tea seda. Kas see on nüüd lumemämm või? Ei, see on Pokku. Jaa. Meil on plaanis üks tuleshow, kus siis tulemeistrid mängivad tulega trummarite saatel ja on ka natuke üllatusi, et see viis, kuidas lõkke pannakse põlema, et kindlasti ma praegu sellest ei räägi, aga tulge kohale, saate teada, kuidas pannakse põlema. Ja mis me veel rahvale pakume, on meil hapukapsasupp. Me otsustasime seekord pakkuda oma inimestele kõikidele, kes siia tulevad, siis hapukapsasuppi. Tulepidu algab kell 18. Vaatamiselamust pakuvad Dragonalest tuletantsijad ja kuulamisrõõmu Viljandi trummlabid trummarid. Kuuskede põletamise rituaal on pärit keskaegsest Tallinnast, mil mustpeade vennaskond tähistas sellega jõulupidustuste lõppu. Vabaduse väljaku kõrval asuvast parklast liikusid veokid Tallinnas kokku kogutud jõulukuuskedega Mustamäe poole, et õhtul kell 6 valgusfestivaliga algust teha. Samas aga Nõmme linnaosavalitsus otsustas oma piirkonna kuused hoopis taaskasutusse suunata. 3. jaanuarist 21. jaanuari kogusime me siis 8 kohas kuuske alates Nõmme turu servast, lõpetades Nõmme sotsiaalmajaga. Kõik elanikud tõid meile väga palju kuuski, kokku 35 kuupmeetrit kuuske ja nüüd kasutamegi neid taaskasutusel ära, kuna meil ei ole sellist tsentraalset kohta, kuhu teha valgusshowd, siis meie kuused lähevad nii-öelda hakkepuitu ja selle hakkepuidu kasutame me ära terviseradadel. Õhtul kell 6 kogunesid mustamäelased valgusfestivalile, et jõulukuuskedega pidulikult hüvasti jätta. Osad kuused läksid hakkesse, ehk siis ta leiab taaskasutust näiteks mõnes katlamajas ja läbi selle siis tallinlased saavad sooja, aga osa kuused on meil siis toodud siia platsile ja siis koos rõõmsalt meie Mustamäe inimestega paneme nad põlema ja lisaks sellele on meil suurepärased meie oma koolilaste poolt tehtud kujud, neid on 5, need on rahvusmustri motiividel tehtud ja nende põlema panemise õiguse me annamegi nendele samadele lastele, kes need kujud siis oma kätega lõid. Homme kell 18 sütib kuuskedest valmistatud tuleskulptuur kesklinnas Suur- ja Väike-Ameerika tänava vahelisel lastestaadionil. Seal leiab Kesklinna ja Kristiine linnaosavalitsuste koostöös aset südamlik tuleshow Talvetuli, kus esinevad Gelfiriuse tuleartistid, trummarid ja Revalia poistekoori solistid.
Nüüd on südamekujud tulevad välja.